Organisatsioonid siis nõuavad lühidalt ainult ütlengi paari asja, et Keskkonnaministeeriumis metsanduse arengukava väljatöötamist juhtinud asekantsler Marku Lampi tuleb vallandada, kuna MAK väljatöötamise protsess on viinud Eesti metsasõtta ja siin on põhjendused sellele. Ja teine on siis täieliku raierahu kehtestamist riigimetsas kuni uue metsanduse arengukava valmimiseni. Ja enne kui me läheme siis selliste küsimuste juurde, mis puudutavad konkreetselt teie valdkonda või teie komisjoni, siis kuna see impulss või ajend tõesti selle vestlusõhtu korraldamiseks oli see metsanduse arengukava, aga see ei ole ainus küsimus, millele me täna peatume, siis võib-olla küsimus oleks siis selline, et kui jõuab Riigikogu suurde saali küsimus, kas hääletada praegu kehtiv metsanduse arengukava kehtivaks üle selle aasta lõpu, kuni selle ajani, kuna uus arengukava saab vastu võetud, kas teie siis hääletate poolt või vastu? Ja võiksite siis natukene ka niimoodi puhtalt populaarteaduslikult või isegi emotsionaalselt rääkida, mida tähendab mets teie jaoks. Ja ma hakkan peale hoopiski Ivari Padari vastusega sellele küsimusele, sellepärast, et ta ei saanud tulla, aga helistas mulle ja ütles, et sotsiaaldemokraatlik fraktsioon hääletab vastu, ei ole nõus kehtiva metsanduse arengukava venitamisega uude aastasse lõpmatult. Aga Anno, alustame sinust seekord. Ja meelega. Kõigepealt... Ja jälle, vabandust, kasvab hästi lühidalt. No ma proovin lühidalt, kuigi ega seda teemat väga lühidalt ei saa. Aga selles mõttes, et esiteks see, et loomulikult Keskkonnaministeerium ei ole mu tööga hakkama saanud selles, et tänasel päeval, et makki pole. Ja see on fakt. Teiseks see, et kui me räägime sellest, et mida metsanduse vaates siis nagu siis meil teha võimalik, et siis kas pikki, sa Tarmo tuled siia poole. See on 2 meetrit ja vahe saab. Selge, aga siin ees on. Et siis kui on valida selle üle, et kas on mingi plaan või üldse plaani, siis pigem peaks nagu eelistama seda, et plaan oleks. Et kehtiv metsanduse arengukava, ütleme selle mõttes, et kõikide oma puudustega ta siiski on mingisugune arengukava, aga iga arengukava peab olema mingisugune nagu tähtaeg ja sellepärast tegelikult juurde tegema hakatud. Tegelikult on, kui vaadata nagu ka neid numbreid, siis kui te küsite minu nagu seisukohta, kui vaadates metsandust, et siis minu esimene kõige olulisem seisukoht on see, et metsa tuleb majandada. Metsa majandamine tähendab muuhulgas seda, et sa igapäevaselt kannadki hoolt sellest, kus on vaja, seal raiud, kus on vaja, istutad juurde, kus on vaja, harvendad, kus on vaja, teed sanitaarraiet, et selles mõttes, et mets, nii nagu näiteks kui me räägime ettevõttest või metsast, kui sa ettevõtet ei majanda, siis ta läheb pankrotti. Metsaga on sama lugu, kui sa metsa ei majanda, siis see mets mädaneb kätte ära. Ja siis ei ole sellest nagu mitte kellelgi nagu rõõmu, ei ole nendel, kes käivad seenel, ei ole metsa omanikul sellest rõõmu, ei ole mitte midagi. Teisõnu, see on, et kui ta lõpuks siis kõik kokku kukub ja ühel päeval, et kui me vaatame neid numbreid, mis siin on, esiteks meil pole Eestis kunagi nii palju metsa olnud, kui meil praegu on. Ja teiseks, kui me vaatame seda, et meil on 40% Eesti metsadest on vanem kui 60 aastat, siis need põlislaaned on tõesti väga oluline osa sellest, ja kui me vaatame, kui palju ka kaitse all on, eks siis kaitse all on ka metsa meil rohkem kui kunagi varem. Aga me ei saa ära unustada seda, et hooldamata ja majandamata metsas tekib väga palju sellist kooslust, mida me ei soovi seda näha. Alates kooreüraskist, mis siin Lõuna-Eestis on selgelt probleem, kuni lõpetades siis kõigi muuga, mis kaasneb sellega, kui metsa ei hooldata, kui ta lihtsalt tuulemurruga või mille iganes siis sinna kokku kukub. Ja selles mõttes, et minu arvates siin tuleb nagu aru saada ma lõpetan viimase lause, et uue maki vaatest. Metsa majandamine tähendab seda tõesti, et igale metsale vastavalt tema metsatüübile leitakse õige rakendus. B,
uue metsanduse arengukava puhul tuleb jälgida seda, et kes on metsaomanikud, et ka metsaomanike huve arvestatakse ja metsaomaniku huvi võib muulgas tähendada seda, näiteks ka minu oma metsast me tegime väga suure istutuse ja tänaseks taastasime gaasikut seal ja tänaseks see gaasik on juba päris ilusaks ja loomulikult ei ole raieküps ega midagi, aga põhimõtteliselt metsa, nagu ma ütlesin, et hea omanik majandab oma metsa hästi ja pigem tuleks ka vaadata seda, et me harime metsaomanikku, et mets ei tähenda raha, vaid mets tähendab seda, et sul on tõesti ühel päeval, nii nagu õunapuud tulevad viljad, ka mets annab mingil hetkel sulle võib-olla tulu, aga selleks, et seda metsa ka taastada. Mõtled, et see põhiline mõte on ikkagi see, et metsa ei saa jätta majandama. Aitäh! Nii, aga siis Priit, palun. Kui võtta siin arengukava küsimus, et kui see tuleb nüüd, esiteks Postimees ka millalgi küsis seda ja siis mõtlesin ka, et selles mõttes on kurb, et seda arengukava ei ole, nii nagu Anno ütles, et seda tehakse mingiks ajaks ja mingil põhjusel ja on loomulik, et uueks perioodiks on vaja uut arengukava. Juhul, kui ministeerium mingil põhjusel uut arengukava ei suuda kokku leppida, sest täna ta mingil kujul on, aga ei ole seal piisavat mõju-uuringuid ja sellepärast sellega parlamenti ette ei tulda. Ja kui parlamenti ette tullakse ettepanekuga olemasolevat arengukava pikendatakse, siis minu jaoks kindlasti küsimus on, kui pikalt seda tahetakse teha, aga ma olen sama meelt nagu Anno, et kuigi Eestis metsa majandatakse seaduse alusel, siis ma arvan, et ka olemasoleva arengukava pikendamine võimalikult lühikeseks perioodiks on mõistlikum kui see, et meil üldse kehtivat arengukava ei ole. See, kui sa küsisid, et mida metsmaks tähendab, ma arvan, et siin ongi oluline ka minu jaoks ära jagada ühiskondlikus kontekstis, et see, mis puudutab erametsa ja erametsaomanikke, ma arvan, see on nagu kuidagi huvitav, mis meil ühiskonnas on juhtunud, et kui metsa ostmine on, et siis keegi kannab kulud, investeerib, ma ei tea, võtab laenu või paneb oma hoiused sinna ja siis üks hetk, kui tahab sealt osa tagasi saada, siis selgub, et see mets on meie oma ja enam ei sõltu ainult sellest inimesest, kes selle investeeringu või kulu on teinud. Et ma arvan, seda kindlasti mõistlik ei ole, et Eesti on ja ma olen kindlasti seda meelt, et erametsa omanikele peavad olema teised reeglid. Küsimus on riigimetsas ja ma arvan, oluline on see, et me järjest vähem näeksime metsas odavat ressurssi ja väärindaksime puitu võimalikult palju. Ja kindlasti riigimetsa kontekstis minu meelest peab, siin on palju kaitsealasid ja asja, ma arvan, et see liigirikkus ja see, et mets on osa meie identiteedist ja kultuurist ja see on kindlasti üks funktsioon, mida riigi metsa majandamise keskus ka täitma minu hinnangul peab. Aitäh! Aitäh! Võtaks siis Annel järgmiseks, et kuna keskkonnaminister on EKRE minister, siis ma jätaks teid nagu viimaseks. Palun! Aitäh! Et siin kõlasid arvamused, millega ma ka suuresti nõustun, et nüüd, kui võtta seda arengukava iseenesest, et ma olen ka pidanud elus päris mitu arengukava tegema ja nende järgi tööd tegema, siis arengukava ja lõpuks on kas mingi väiksema kogukonna huvigrupi või siis antud juhul ikkagi tegelikult täiesti ühiskonna kokkulepe. Ja siin nagu see, et me oleme täna sellest ajagraafikust maas, on fakt. Nüüd on küsimus, mis me selle faktiga peale hakkame. Kas on keegi kuri ja ütleb, et nüüd tuleb vastu võtta ükskõik, kas meil on see kokkulepe või ole, või me proovime siiski leida neid kompromisse, teha võib-olla kõik sammu tagasi ja leida see ühiskondlik kokkulepe, kuhu suunas me tahame minna, mis see mets meie kõigi jaoks on. Ja kuna see on kõigi väga paljude huvigruppide jaoks erinev, siis siin ongi väga keeruline. Ega kindlasti ministeerium ei ole seda tööd jätnud lihtsalt niisama tegema. Seal on väga palju küsimusi, millele on väga keeruline lahendusi leida ja võib-olla ongi see ajakava liiga väike olnud. Kes ütleb täna, et see ajaraam ongi see, kus tuleb selline raske otsus või kompromiss leida? Kus see tähtaeg on võetud? Et lihtsalt võib-olla ei olegi võimalik nii kiiresti teha. Mina täna ei tea, opositsioonis olles on muidugi Ivari lihtne öelda, tema hääletab vastu.
aga mina koalitsioonipoliitikuna pean leidma selle kompromissi. Pean aru saama, miks see asi nii on. Siin ei ole nii väga lihtne lihtsalt minna rusikas lauale ja öelda, et olgu olla. Kellegi huvi jääb kaitsmata, kellegi jääb kompromiss tegemata. Aga kas see on ühiskonnas meie huvi? Kas me tahame, et see konflikt kestaks edasi? Me ei taha, me tahame, et meie keskkond oleks kaitstud, me tahame jõuda oma kliimaeesmärkide ja me tahame, et Eesti mets oleks jätkusuutlik, meie looduskeskkond oleks hoitud. Need on kõik meie ühised soovid, aga me tahame kõik ka soojas toas olla. Me tahame üldiselt palkmajas või puumajas elada. Me tahame väga palju puidust asju, puidust mööbel on parem kui saepurust mööbel või plasmasist mööbel. Nii et selles mõttes see puit, mida me toodame, see peab täpselt nagu Priit ütles, eks ju, see peab olema väärtustatud rohkem. Võib-olla me peame tegelema sellega, et leida neid võimalusi, kuidas seda paremini väärtustada. Ma olen nõus ka Hannoga, et peab majandama metsa. Jah, täna võib-olla see, et see traktor läheb sinna metsa, võtab maha, kahjustab juuri, kahjustab latvasid ja nii edasi ja see, mis püsti jääb, see hakkab mädanema ja nii edasi, eks ju. Võib-olla on vaja leida mingisugused uued lahendused, kuidas seda metsa maha võtta, nii et kõik ei peaks lagedaks võtma. Et kas me peame neid arutelusid tänase kompetentsi, tänase tehnoloogilise baasi pealt või me mõtleme siia juurde ka, mis on see tegelik probleem ja kas me saame seda probleemi lahendada, et siis oleks lihtsam leida kompromisse. Nii et ma tahan lihtsalt öelda, et ei saa olla niimoodi, et iga sektoril on oma 100% kindel veendumus, siis poliitikute roll ongi ju lahendused leida ja kompromissid ühiskonnas. Ja seda tuleb teha väga ratsionaalselt, tasakaalukalt, ilma emotsioonideta. Mina täna siin laua taga olen kutsutud siia poliitikuna, mis tähendab, et ma ei saa öelda oma isiklikku emotsiooni. Sest et ega siis sellega ei ole midagi peale hakata. Lõpuks otsus tuleb ikkagi teha.